Multimeedia ajast on käes ja te tahate oma loengut materjalide juurde ka videoid panna. Kõige lihtsam tee selleks muidugi on kutsuge keegi oma elavasse loengusse, ta filmib selle üles või võtab videosse ja siis saate selle riputada ja öelda, et kõik, kes puudusid, saavadki sealt teada, mida te rääkisite. Aga kas keegi teist on ka üritanud oma sellise tavalise loengu videot, me nimetame seda siis videokonserviks, üritanud vaadata? Mina olen ja ma pean tunnistama, et see oli äärmiselt tüütu. Ja kõige hullem selle juures on see, et mida rohkem te aktiivõppe meetodite elemente oma loengus kasutate, seda tüütum see on. Sellepärast, et kõik need hetked, kui te ütlete tudengitele, et nüüd naabriga arutage või nüüd mõelge selle probleemi peale, kõik need hetked on videos täiesti tühjad. Isegi siis, kui te peate dialoogi auditooriumiga, siis tavalisse videosse nende vastused ja nende küsimused ju ei jõua, filmitakse ju teid. Ja kui päris aus olla, siis on palju efektiivsemaid meetodeid, kuidas videot kasutada. Selleks leidke oma kursusest üles kõik need asjad, mille kohta te juba teate ette, et need on tudengitele raskesti arusaadavad. Kõik need mõisted, kõik need loogilised arutluskäigud, tuletused, protsesside kirjeldused. Eksamilt te ju teate, mida tudengid ei suuda omandada. Ja tehke nende keeruliste asjade jaoks, igaühe jaoks üks videoklipp. Ja see videoklipp ei pea üldse olema pikk. See võiks olla niimoodi 5–10 minutit, äärmisel juhul 15. Kas on häid näiteid seda tüüpi videoklippide kohta? Jah, muidugi on. Vaadake Khani Akadeemiat, kõik need loengud, mida ma sealt vaadanud olen, kõik need ongi sellised 10–15 minutilised videoklipid. Nüüd, kui teil on rääkimisest ei piisa, rääkimisest ja kätega vehkimisest, kui ei piisa ja teil on vaja mingit illustreerivat materjali, no siis tuleb kasutada vastavaid vahendeid. Üks selline vahend on näiteks digilaud ja Khani Akadeemia kõik esitlused ongi tehtud digilauaga. Selle abil saab näidata nii pilte kui tuletuskäike, valemite teisendamist, mida iganes. Nüüd, kui videokonservid loengust elavalt võetud on mõeldud ainult puudujatele, sellepärast, et teist korda teie loengut ikka üldiselt ei kuulata. Siis need videoklipid, nendest saavad abi kõik tudengid. Nad saavad abi nii eksamitele jaoks õppimiseks, kui nad saavad abi ka enesekontrollimiseks, et kas nad ikka sellest keerulisest asjast said õigesti aru. Selles videokonservis, selles on mõttetu teha mingisuguseid pause, sellepärast, et videokonservi vaadates vaataja saab ise selle kinni pidada selle koha peal, kus tal on vaja mõelda või kus tal on vaja mingisugust definitsiooni vaadata. Videoklipis on täpselt sama. See tähendab seda, et te võite selle videoklipi teha lühida ja üsna intensiivse ja kui kellelgi on vaja aeglasemalt sellega kaasa mõelda, siis ta vaatab seda sammude haaval ja vahepeal või isegi vajadusel kerib tagasi.
Üks võimalus videoklippide edukaks kasutamiseks on veel eelnevate teadmiste aukude lappimine. Kui teil on väga heterogeenne auditoorium ja te eeldate nendelt, et enne teie kursusele tulemist oskavad nad seda, teist või kolmandat, siis võib-olla enamus oskabki. Nad on eelained läbinud ja nii edasi. Aga võite kindel olla, et kui teil on vähegi arvukas kuulajaskond, siis nende seas on kindlasti neid, kellel neid eelteadmisi ei ole. Ja jällegi, see tuleb kõik ju kontrolltöödest ja eksamitelt välja, mida tudengid tegelikult ei oska. Ja kõikide nende eelteadmiste asjade peale, kus te teate juba ette, et neil on auke, nende jaoks võite te ka teha eelteadmiste lühivideoklipid, millega siis need tudengid, kes kahtlevad, kas nad asju teavad, saavad kontrollida, kas nad seda teavad, ja need, kes võib-olla on kõik ära unustanud või kes polegi mõningaid asju üldse õppinud, need saavad kontrollida ja need saavad oma auke siis sealt nendest videoklippide kaudu lappida. Ja kuidas ma ise selle videoklippide idee peale tulin? Paar aastat tagasi tõsteti mu üks 6-punktine kursus 3. kursuselt, tehti uus õppekava ja see aine sattus esimesele kursusele. Kuigi ma kohendasin ja arvestasin, et kuulajaks on esimene kursus, siis õnneks tuli mul pähe umbes 5. loengu ajal jagada kuulajatele kätte klikkerid ja teha selline tõsine tagasiside kõigi esimestes loengutes läbitud põhiliste mõistete peale. Ja sealt sain ma teada, et umbes 70% tudengitest tegelikult vajab mingit järelaitamist juba nende esimese 4 loengu põhiasjade peale, mille peale ma hakkasingi tegema kõikide põhiliste asjade peale videoklippe. Ja ma pean tunnistama, et see aitas.